Kell on 12:30 hommikul. Riho raadiosse. Mis asi see on? Kurat, ma mäletan neid masinaid veel. Kas oli Soodla veehoidla või? Jah. Oli. Vesi on soe või? Mälestuseks siis, jah. Papa tahtis meist raudselt lahti saada, saatis meid metsa. Kui sa tahad juba järgmine suvi puhata selles valges kämparis, siis tead, mis tegema pead. Väike donation ja donatijate vahel ma jagan selle välja. Aga noh, me ei lase sellest kämmist ennast nagu mõjutada väga, et asi see on. Saab teada, kuidas ma ilmu üle kavaldan, jah? Nii väike jaanipäeva anekdoot ka. See on ajalooline hetk. Naine tõtab pissile metsa. Saime põhimõtteliselt jälle skämmi. Ja ma lubasin, et kui me oleme Eestis, ma panen ta peakuradi värvipotti ja ma hakkan seinu värvima. Nüüd siseneme siis sinna Harasadama tee peale või sinna hakkame sõitma Harasadama poole. Ehk siis nüüd me oleme selle eramaa peal ja siit mööda me läheme siis sadamasse. Jala. Sealt edasi ei saa. Jah, sealt on piletist tõsta. Vaatame, seal on. Kohe lasime linnu õhku. Ja saame praegu nüüd õhus ka pilte. Robert tegi mälukaardid tühjaks. Seal olid mingisugused imelikud failid peidus, mille tulemusena me lihtsalt ei näinud. Ei saanud enam rohkem filmida. Aga lähme naudime siis. Aine. Pärast räägime vähe juttu ka sellest, mis siin oli ja kuidas oli. Kutsun hiliseid laulema koju ja nad tulevad Männikumäelt. Kõige viimane udus veel ujub. Siin kõik udus rippuvad kelluka kannud, kuna kõik nad siit karjavalt sõid. Nüüd üks vallatu plehku on pannud. Valendav aur, mul on närvunud
minna jooma, ta tahab minna jäätist sööma. Ma viin nad kõik Loksale jäätise ja joogirallit tegema. Mis puudutab nüüd siis seda sadamat, siis võrreldes sellega, mida ütleme mina niisugune circa 20 pluss aastat tagasi nägin ja mis ta nüüd nagu täna on, siis see on nagu öö ja päev. Ja selle sadama nagu ümbert on tehtud nii palju korda, siin hakatakse praegu ehitama mingisugust seda sadamahoonet. Uut sinna rajada ei tohtinud, aga see peab olema kuidagi seotud selle kaiga ja siis nad kuidagi rekonstrueerivad midagi. Aga jah, rahastajad on nii palju, kui mina aru sain, siis täiesti eraisikud, kes maksab mingi piletihinda, eks seal mingid vallad panevad ka mingi pisku alla ja samm-sammult seda korraldatakse ja korrastatakse ja ütleme nii, et kellel nagu mahti ja tahtmist on minna vaadata seda vanat mahajäetud allveelaeva sadamat omas maalas, siis selleks on täiesti võimalus. Otsige lahemalt see üles, see on Harra sadam ja siis seal saab selle päästeameti või päästeameti paadiga saad sõita. Seal oli, kas see oli mingi 100 euri tund või mingi siuke värk, et seda uurige ka netist, kirjutage sinna Harra sadam ja te saate info kätte kõik. Selle lisaks seal on mingi purjekool, et sa saad nagu mingit purjetamist õppida või midagi ja ma ei tea, kõik paraneb kogu aeg, aasta-aastaga nagu. Aga see vanakooli hõng on ikka juures, et ta on siuke maha jäetud ja mingi cool värk vaata. Sest jah, mis me veel sellest räägime? Päris põnev on mingi jalutage siin selle kai peal sinna lõpuni välja, et just nagu täna oli mega palav päev, siis see kannatab siin lõpuni välja kõndida, sest see on lihtsalt mustuul, et ei tulekski sealt ära, aga ei saa just päris elama jääda, et lõõtsutama võttis küll. Ma ajasin kajakat närvi oma drooniga. Käisin seal saare juures ära, siis nagu kajakatel vist on mingid pesad seal äkki. Seal oli ja nad lendasid õhku ja mingi olid kõigil olid närvid läbi, et kes on siin, et nagu kõik sa tahad, raha ei eest. Vanju, keda sa nägid? Sa nägid ühte YouTuberit? Sa oled luikene. Väga õigene. Ühesõnaga, poiss nägi luikene. Normaalne. Vaat, need, et palad kokku ja rattad alla, tõmmake Harra sadamasse. Aine. Kunagi, kui ma ise olin mingisugune ala mingi 10-aastane või äkki 12 või midagi, siis ma kuulsin, tead, küla vanamutikisi rääkimas lugusi sellest Harra sadamast, kui ilusa selge ilmaga, kui merevesi oli peegel, siis mere pealt oli siukest mõnusat, tumedat, siukest kuminat kuulda ja mitte midagi vee peal ei olnud, aga enne sadamat siis allveelaev viskas oma selle mütsi vee seest välja ja tegelikult, kui ta seal vee all liigub, siis sellel on ikkagi hääle vibratsioon taga, nii et see pidi olema ikkagi mingi siuke kõva hääl. Fun fact. Mis siis saaks, kui ma meelitaksin halva ilma endaga kohe kaasa? Kohal me olemegi. See ei ole see suur kivi ju. Ütleme, et siin on väga suured kivid, jah? See oli siis minu plaan cheatida ilma. Nii palju vahekommentaari siis, et ma mõtlesin, et ma olen hästi tark inimene ja käin siis perega seal Kolga mõisa juures ära ja siis sealt läheme Jaani Tooma Suurkivi juurde.
aga fun fact on see, et Jaani-Tooma Suurkivi juurde ma oleks kõige lihtsamini pääsenud Loksalt, kus me käisime poes mingit värskat ostmas ja kanepi jäätist. Nii et põhimõtteliselt ma tegin valesti, ma sõitsin sealt Kolga mõisa ja siis tagasi sõit tundus väga mõttetu. See tähendab seda, et meie Jaani-Tooma Suurkivi jäi vallutamata. Kuna me seal selle Kolga mõisa juures nii mitmeid kordi oleme käinud, siis mõned kaadrid ma sellest sain ja need ka siin te ära nägite, aga jah, all in all ega siin Lahemaa ümbruses nii väga midagi enam nagu sihukest väga suurt nähtavust ei olegi. Selle tulemusena me läheme muidugi käime ära ka Kabernemäe sadamas ja vaatame seda. Ühesõnaga, ma veel ei ütle, mida me veel vaatame, aga see Kabernemäe sadama on praegu üks asi, kuhu me veel suuna võtame täna. Kell on hetkeseisuga kohe 6 ja ma arvan, et üks 7-8 aeg umbes me hakkame tagasi sõitma, et siis on nagu meie see ring siin Lahemaa ümbruses tehtud ja ma ei tea, vaatame, kuhu me välja jõuame veel täna. Kus see rannakohvik, kui see on kadunud? Ikka tankimine käib. Sinu paat on ikka platsis. Nice place, aga isegi see kai on ümber tehtud ju. Kui keegi teab, mis Kabernemäe sadama kaiga juhtus, miks ta muuliks tehtud on, ja kui keegi teab, mis rannahoonega juhtus, siis pange kommentaaridesse kirja. Tänud teile ette. Ei ole vihma? Ei ole vihma. Sadam on ilus, aga välja sõita nii kui ma ei tea, Uraali mägedest tuleb. Sa vist on endale leidnud naise, et ta nii paksuks on läinud, jah? Teine on ka paadis. Tiputab. Praeguse seisuga me oleme oma päeva siis põhimõtteliselt kokku vedanud ja ega nüüd ei ole midagi. Me sõidame tuldud teed Jõgevale tagasi. Oleme seal öökise paar, siis hakkavad mingid jaanipäevad ja vaatab, kuhu mida edasi teeme. Kommentaar, väike vahekommentaar. Poiss on seal suvepuhkusele. Robi läks täna hobuseid valvama või homme tegema midagi hobustega. Ma olen nagu mõnuga ära põlend, aine. Vesivillid on peal, aine. Et tõotab tulla vägev värk ja ma olen jumala karvane. Naine pidi mind paljaks ajama, aga ootame seda hetke. No poisid siis proovivad, kumb siis enne voolu saab. Täna siis peame meie jaanipäeva ja selleks me kolime üle teise talusse oma sellega ja vaatab, mis seal saama hakkab siis. Täna võtame väike ja grillime ja teeme kõik, mida jaanipäeva juurde kuulub teha.
seal. Vaata. Mingi telefon fokusseerib mingi kärbse sita peale hoopis. Toonekurg on ka pesa teinud siia. Ühesõnaga, mis siin juhtus, oli see, et naised teevad meeste tööd ja mehed teevad naiste tööd. Et niimoodi oli asi ära organiseeritud. Niimoodi tulevad võtma või? No ongi raisk. Täitsa pael, palju neid on seal? Jaanipäev noorte moodi. Tule räägi, mis liha see on. See on liha! Ma ei saa rääkida! Ma ei saa! Njam. Et nüüd hakkas parem, jah? Jaa, noh. Oota. Minu autor õiguse. Iga-aastane jaanipäeva nuss. Tuleb vihma või ei tule, mis sa arvate? Olen vaidun vihma. Olen kohe jõudnud. Kütsupit ikka ole. Ema ei kuule, jah? Oot ilma kaada ei saaks äge. Kus nüüd autoriõigused on? Autori õigus. Riho Rätsep, räägi, mis sa teed? 1914. aasta teise poole peal tulid sisse Saksa natsistlikud väed, võtsid üle kõik lõki Eestist, mis põhjustas jaanituleks 34. aastal oli sina ära sega! asi, mis oli siis, kui 1934. aastal. Ütle Risto ja Regina head jaanipäeva. Risto Ja Regina. ja Noh? Risto ja Regina, head jaanipäeva! Ja nüüd teised ka. Head jaanipäeva! Head jaanipäeva! Mis? Miks sul lusikas suus on? Aerutama! See ei ole lusikas, vaid see on aer, on ju? No nii, lähed aerutama. No nii, hüppa sisse nüüd. Ja nii saab paadi kaldale, lõdva randmega nagu. Sul Viljar on midagi öelda? Jaanipäev 2019. No nii, väike jaanipäeva anekdoot ka, et kaks sipelgat kõnnivad raisk, eks ole, ja üks on üleni lahases ja kõnnivad üksteisele vastu ja sipelgas küsib teise käest, kes lahases on, et kurat, mis sinuga juhtus, mees? Ei, kurat, mõtlesin, et on kurat eemal tead jaanimardikas, kurat, ülbitseb. Mõtlesin, et lendan peale, panen kiiremad tihid, kurat, suitsukoni oli hoopis. Ma ei tea, kuidas see seotud teiega on, aga no, igal juhul, jumal äge, nii. Davai, keera kummule, Raimond, see! Lähen karjadelt karugel käes.
tulevad Männikumäelt, kõige viimane udus veel ujub. Teavad siin kõik, udus ripuvad kelluka kannud, kuna kõik nad siit karjavad. See on ajalooline hetk, mille ma panen kuradi sellesse sisse. Väike kokkuvõte sellest, mis me teeme, kuhu me läheme nüüd. Kell on hommikul 4.30 ja istume autos, põrutame Tallinnasse. Siis, kui Rand meil siin külas käis, siis juhtus siuke pisik asi, et poisil algasid suured kõhuvalud siin juba jaanipäeval ja kiirabi viistasin vahepeal haiglasse. Ehk siis sama õhtu, kui Rand siin seda striimi tegi ja ega nüüd ei olegi muud, kui kiirabis öeldi, et tuleb minna sinna Soome esmaabisse või polikliinikusse, et nad võtaks veel mingeid proove, aga nad arvasid, et tegu on mingisuguse soolepõletikuga. Ehk põhimõtteliselt pikk jutt kokku tõmmata, siis me läheme viime Roberti nüüd laeva peale, et tema saaks Soome minna ja meie siin Eestis jätkame. Noh, ma ütlen, et see puhkus siin on praegu olnud niukene pika löögiga siukene kašjakide talu, et anna kannatust. Et kogu aeg on vastulöögid ja nii edasi, et noh, mis teha? Peame ellu, isegi väike poiss ei suust. Aga need vastulöögid tuleb ära lahendada ja midagi pole teha. Kuidas nüüd seda videot alustada? Nüüd, kui me plaanisin just siin homme ära minna, nüüd siis on korter korras, lähen vaatame, mis seal tehtud on. Sorry, me peaksime tähkiamale kui siin. Suvila jääb sinna seisma praegu, eest on vähe kakane, sest ilm on kehv ja kruusateed, you know. Meie suvi on ära sõnatud, ära kellegi poolt puudu peale pandud.